Meghan Kelly tegi oma karjääri suurima vea, kui ta toetas Candace Owensit ja nüüd saab ta sellest aru ning üritab välja mõelda, kuidas sellest fiaskost välja tulla, mis on tema vaadatavuse põhja viinud ja temast internetis naerualuse teinud. Aga nüüd saab Candace Owens aru, et ta võib kaotada Meghan Kelly toetuse ja ta ei lepi sellega ning üritab nüüd Meghanile vastu astuda, sest põrgul pole sellist raevu nagu hullul Candace Owensil. Aga neile, kes selle loo tausta ei tea, siis Meghan Kelly on ilmselgelt väga kuulus kommentaator, kes hakkas sõltumatult tegutsema ja kellel oli alati väga ratsionaalne vaatenurk asjadele, kuni Charlie Kirk suri. Kui ma ütlen, et tal oli alati ratsionaalne vaatenurk asjadele, siis see sageli muutus. See muutus vastavalt sellele, mida avalikkus soovis. Ja temast sai veidi tuntud inimene kui keegi, kes on valmis lihtsalt kasu nimel tegutsema. Tal endal ei olnudki päris oma autentset vaatenurka, vaid ta lihtsalt, kui inimestele meeldivad transinimesed, siis räägime transidest ja kui inimestele meeldib Candice, siis räägime Candice'est, umbes nii. Igatahes aja jooksul pärast Charlie Kirki surma jagunes magaliikumine kaheks ja inimesed pidid tegema otsuse. Kas nad hakkavad toetama Erika Kirki leeri või toetavad nad Candace Owensit? Aga Candice ja Tucker said oma vandenõuteooria sisuga tohutult palju vaatamisi. Ja magaliikumine jagunes inimesteks, kes tulid avalikult välja ja hakkasid Candace Owensit ründama, öeldes, et nad ei arva nii, või siis nendeks, kes lihtsalt vaikselt ootasid ega öelnud midagi täpselt, et mitte pahandustesse sattuda. Sest inimesed kardavad pahandustesse sattuda. Candace Owens. Ja Meghan tegi täpselt nii. Ta ei tulnud kordagi Candace Owens vastu välja ja inimesed märkasid seda väga kiiresti. Nüüd vaadake seda klippi korraks, et enne draamani jõudmist mõista, kui ebaaautentseks Meghan Kelly on osutunud. Muide, tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen teie saatejuht, Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et jälgida meie tegemisi. Me loome liikumist, et seista vastu hullumeelsusele. Oleme Candace'i juba esimesest päevast peale teravalt kritiseerinud, sest ta on hullumeelne ja meile ei meeldi inimesed, kes ei julge seda teha julguse puudumise tõttu. Nagu ma ütlesin, jõuame varsti Meghani ja Candace'i vahel toimuva draamani, sest oi kui tuliseks see läheb. Aga vaadake Meghanit korraks, et mõista seda libedat natuuri, mida inimesed on tänu sellele läbi hammustanud. See on minu õigus, kui ma ütlen endale, et see ei ole inimene, keda ma soovin rünnata. Candace on noor ema, kellel on 3 väikest last. Kas see ongi see, muide? See on tema enda asi, tema õigus. Ta võib rünnata, keda tahab. Aga olgem ausad, ärme kasuta seda, et ta on noor ema. Kuidas see Erikat kaitseb? Candace süüdistab Erikat milles? Jaa. Oma enda abikaasa mõrvas. Nagu ma ütlesin, ma ei jälgi seda sisu. See ei ole tõsi. Candace ei ole seda väitnud. Ta on just nimelt kaitsnud Erika Kirkit. Mul ei ole mingit erilist tarkust jagada peale selle, et minge kuradile. Minge kuradile. Teil pole õrna aimugi, mis toimub. Te ei tea, mida ma kulisside taga teen. Ma tõesti usun täielikult, et Jumala roll minu jaoks siin on võib-olla aidata kogu see asi paremasse kohta viia. Ja ma keeldusin teda hukkamõistmast. Kus on hukkamõist? Kus? Ja see kõik oli tegelikult seotud. Ei. Ei. Tegelik asi on selles, et ma ei lõpetanud oma sõprust Tuckeriga. Candace on. Olgu. Nii et siin ta on. Alguses Candace on tema sõber ja Candace on ema. Ja Candace ei öelnud Erika kohta midagi halba. Ja võib-olla tegelikult ma aitan kulisside taga asju lahendada ja kõik käib Iisraeli ümber. Muidugi. Ta võid kuidagi selle Iisraeli teemaks teha. Kuidas see Iisraeliga seotud on, me ei tea. Ja siis see ja nii Prantsuse absoluut. Põhjused, miks ta ei kaitse, muutuvad kogu aeg. Need muutuvad kogu aeg. Aga nüüd selle uue Tyler Robinsoni eelmenetlusega, kus on ilmunud tõendid, mis on lihtsalt tohutud, et see oli Tyler Robinson. Ja Candace on kogu aeg lihtsalt vandenõuteooriaid välja mõelnud. Meghan on oma arvamust muutnud ja nüüd ütleb ta järgmist. Kas te kõik olete selleks valmis? Issand. Tõendid Robinsoni vastu on ülekaalukad. Ja ma saan aru, et paljud inimesed ei usu seda mingil põhjusel. On palju erinevaid põhjuseid, miks nad seda ei usu. Aga vandekohus usub seda suure tõenäosusega, sest kohtutes, kust mina pärit olen, tegutseme me tõendite reeglite piires. Ja meid huvitab ainult see, mis on lubatav ja mis mitte. Ja kõik see muu, nagu vandenõuteooriad ja nii edasi, ei ole lubatav. Ja neile, kellel on endiselt kahtlusi Tyler Robinsoni suhtes, ütlen ma, on aeg tõendid välja käia või vait jääda. Kas teil on tõendeid, mida saate esitada vastavalt föderaalsetele tõendamisreeglitele või Utah osariigi reeglitele, mis on föderaalsega sarnased või siis ei ole? Muide, Candace'il ei ole mingeid tõendeid. See ongi Candace'i puhul suur asi, eks. Ta viskab pidevalt õhku igasuguseid süüdistusi, aga ei suuda kunagi midagi sisuliselt tõestada.
Megan ei ütle selles videos, et Candace Owens on hull, aga ta sisuliselt ütleb, et ei, mina olen nüüd tõendite poolel. Ja kui sul neid pole, siis ma ei taha enam sinu teooriast rääkida, sest see pole oluline. Tead ju küll, ainus mis loeb on see, mida sa suudad tõestada. See on nagu see kuulus lause filmist A Few Good Men. Pole oluline, mida ma usun, oluline on ainult see, mida ma suudan tõestada. See ongi see, kus me praegu oleme ja selle standardi järgi on ülekaalukalt tõendeid, et Tyler Robinson pani selle kuriteo toime. Et tema oli see, kes päästikut vajutas, olenemata sellest, kas tal oli inimesi, kes sellest teadsid või mitte. Näen, ma ei viitsi teda sel teemal kuulata. Minu arvamus selle kohta, kas tal olid tõendid. Juba esimesest päevast oli selge, et Candice'il ei olnud tõendeid. See oli ilmne. Ainus tõend, mis meil kõigil oli see, et ta valetas pidevalt. See oli väga selge. Ja teine tõend, mis meil oli see, et Erica Cook ütles, et on olemas tõendeid. Candice oli taandunud ja Candice ei tegelenud sellega. Kõik need tõendid olid olemas juba algusest peale. Megan Kelly teeskleb, et need tõendid on alles nüüd ilmunud eelistungi tõttu. Ja seetõttu on igaüks, kes levitab vandenõuteooriaid, probleemne. Ma ei usu seda lihtsalt sellepärast, et sa oled advokaat. Sest äkitselt pead sa leppima tõsiasjaga, et kaotad kogu oma vaatajaskonna, sest inimesed on kaotanud sinu vastu usalduse, kuna sa ilmselgelt mängid internetis valetavale ja raevutsevale hullule kaasa. Jah, ei, tõendeid oli palju. Me ei pruukinud näha Tyler Robinsoni tegelikke videoid, nagu sa nüüd selles kohtuasjas näed. Aga tõendid Candace'i vastu, pidev valetamine, asjade väljamõtlemine, suutmatus vandenõuteooriatele tõendeid esitada, inimeste elude hävitamine, Charlie Cooki maine ja perekondliku olukorra hävitamine. Kõige selle kohta on meil juba mõnda aega olnud piisavalt tõendeid. Ja tead, kes räägib sellest päris hästi? Ma ütleksin, et Meghan McCain. Ära muretse, me jõuame kohe selleni, kuidas Candice sellele nüüd reageerib, sest ta ei ole sellega rahul. Seal, kus ta kaitseb Erica Kirki. Mul on Megan Kellyga omad probleemid ja see ei ole tegelikult isiklik, aga ma ei ole aru saanud, miks inimesed kardavad nii väga nimetuda kurjust ja inetust, mida on Erica suunas täiesti põhjuseta välja näidatud. Ja ma tahan sulle seda klippi näidata ja muide, ta saab Twitteris selle postitamise eest korralikult vastu päid. Number 7, palun. On päris hull vaadata, kuidas Erica peab selle kõik läbi tegema ja sellega toime tulema. Ja ma tõesti soovin, et need, kellel on Erica Kirki suhtes kahtlusi, hoiaksid need sel nädalal endale. Ma mõtlen, kas sulle ta meeldib või mitte. Loodetavasti suudad inimesena mõista, kui raske see tema ja tema pere jaoks on, et nad peavad seal istuma, seda kuulama ja olema Tyler Robinsonist vaid mõne jala kaugusel. Ja varsti tuleb ka armukese videolint. Ning kuigi nad jätavad kõige graafilisemad tunnistuse osad vahele, kuulevad nad siiski piisavalt. See saab olema väga häiriv. Ja igal õhtul läheb Erica koju Charlie 2 lapse juurde, kellel pole enam isa, ning peab endiselt aitama neil mõista, mis temaga juhtus. See, mida sellelt perelt nõutakse, on lihtsalt inimvõimetest üle. See on raske, ma ei tea, kuidas seda teisiti öelda, see on lihtsalt kuidagi karm ja ausalt öeldes üsna kole. Nüüd tuletad meelde, et pead astuma välja Erica Cooki kaitseks. Nüüd. Ma mõtlen, tule nüüd, Megan. No tõesti, tule nüüd. Mitte keegi meist ei lepi sellega. Tema reaktsioon sellele. Tead, inimesed ei räägi Candice'ist ja Meganist, sest nad on hirmutavad, sest nad saadavad oma internetidetektiivid su kallale, sest nad tulevad sulle sotsiaalmeedias kõvasti kallale. Ma olen teinud asju, näiteks ma olen säutsunud asju, millel polnud Megan Kellyga mingi pistmist ja ta ütles mulle vastu tõeliselt vastikuid asju, kui ma rääkisin Tucker Carlsonist ja muudest asjadest. Ja see ongi nii, et nad on hirmutavad, nad on intensiivsed, nendega suhtlemine on ebameeldiv. Kas sa arvad, et see, mida ta ütles Erica Kirki kaitseks, on praegu piisav, arvestades, et ta on andnud Candace Owensile üsna palju vabadust? Vabandust, ei. Ma mõtlen, millal see oleks pidanud juba ammu kuude eest ära öeldud olema. Kui pall on juba veerema läinud, siis nüüd ei ole enam õige aeg. Nüüd on juba kohtuprotsess kallid. Nüüd pean olema mõistlikud ja üles näitama kaalutletud armulikkust ning olema tundlikud ja arvestama sellega. Aga miks ei olnud seda emotsiooni vaja juba kuude eest? Sest tead, Erica Kirki leinas ei olnud mingit pausi. Tema ja ta pere tunded ning see, mida tema lapsed läbi elavad, pole hetkekski peatanud. Ma ei tea, miks. Nüüd algas kohtuprotsess. Nüüd peame siis järsku kenad olema. Tuletame meelde, kes neid asju üldse normaliseeris. Ja ma ei häbene öelda, et võtsin Meganiga isiklikult ühendust ja ma arvan, et on minu peale pahane, aga ma kavatsen talle ikkagi kirjutada. Ma vaatan seda nii, see kõik on lihtsalt hullumeelne ja ma saan aru, et ilmselt on raske liikuda kaabeluudistes podcasti ja püüda seda publikut hoida. See võib olla üsna tormiline, aga see ei tähenda, et sa peaksid lõpetama hea inimesena olemise. Ja see ei tähenda, et sa peaksid lõpetama halbade asjade väljatoomise, kui sa neid näed. Candace Owensi käitumine Erica Kirki suhtes oli andestamatu. Täpselt nagu on andestamatu õigustada Candace Owensi käitumist, öeldes, et ma ei saa seda hukka mõista, sest ta on ema. Erica Kirk on samuti ema. TBUSA's on palju inimesi, kes on samuti lapsevanemad. See ei oma siin tähtsust. See peaks kehtima tema kohta. Nii et ma tunnen, et ei, see ei tähenda mitte midagi. See ei peata seda, mis pandi paika juba kuid tabasi. Nende samade inimeste poolt, kes üritavad selle arvelt oma publikut kasvatada, kui nad seda teevad, kui see üldse mõistlikult kõlab.
ja ma ei tea, see lihtsalt frustreerib mind. Ma proovisin nende inimestega kulisside taval ühendust võtta. Ma võtsin ka Tatariga ühendust kulisside taga. Me vaidesime pikalt kõigi nende asjade üle. Ma küsisin, kas sa tahad sellest eetris rääkida. Ei, ma jään oma saatesse. Ta ütles mulle, et tema ehitas oma saate selleks, et jagada oma arvamusi. Noh, mina ei hakka lihtsalt kaasa noogutama. Ma olen sõber. Ja ma toon välja, see oli siis, kui me veel sõbrad olime. Ja ma toon välja, kus ma arvan, et sa eksid. Ja kui sa oled tõesti nii kindel oma veendumustes, siis sa ei võta seda isiklikult, ei võta oma palli ja ei lähe koju ega keelduda üldse rääkimast väljaspool oma turvalist mulli. Aga see ongi kõik, mis podcast stand enam on. See on nõrga mõtlemise ja nõrkade veendumustega inimeste omavaheline enesekiitmine ja selle pealt reklaamide müümine. See ongi kõik, mis see enam on. See ei ole sügav analüüs, see ei ole päris analüüs. See on sõna otseses mõttes true crime, emmede nuhkimine ja CB-ooperid. See ongi kõik, ilma et arvestataks kellegi teise tunnete või toimetulekuga. Lühidalt öeldes, ma ei usu, et see teeb pooltki nii palju, kui see oleks võinud teha. Ja ma arvan, et paljud inimesed oleksid pidanud sellele pidurit tõmbama juba nädalatel pärast seda, kui see juhtus, mitte alles siis, kui kohtuprotsess algab. Ma tahan kiiresti ühe asja öelda. Ma mäletan, kui Meghan Kelly ütles, et ma ei saa Candace Owensit rünnata, sest ta on noor ema. Tema ründas mind, kui ma olin umbes 7 kuud rase. Ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt ei saa aru. Ja ma ei ole noor. Ma olen 41 aastat vana. Ma olen vana ema, aga mida ma ei mõista on see, et kuna mul on lapsed, siis ja ründa mind terve päeva, mul pole sellest midagi, ma saan ise hakkama. Sina ja mina teeme seda raha pärast, see on meie töö, aga ma lihtsalt tundsin, et aitab jamast. Sa ründad inimesi, sest sa tahad neid rünnata. Sa ei jäta inimesi ründamata sellepärast, et sa ei taha. Ta on teinud mitu episoodi Meghan Marklist, kes on samuti ema lastega. See on nagu, mis asja? Sellel pole mingit mõtet. Sa ei jäta emasid ründamata. Ei, ma olen alati arvanud, et see on kõige rumalam asi üldse. Ei, ta ei saanud. Nii et Candace Owens on puutumatu, sest ta on ema, aga ta võib rünnata Erica Kirki, kes on samuti ema, noorem ema lastega. Ma mõtlen, et sellel pole mingit mõtet. Jah, sellel pole mingit mõtet. Ma arvan, et see oli. See ei olegi loogiline ja see ongi asja mõte. Asi on selles, et kui ta oleks teinud, tegelikult on siin 2 punkti ja nagu ma ütlesin, kohe jõuame selleni, mis Candace'i vastus, aga kui ta oleks kohe alguses öelnud, et me peame igal juhul kaitsma Erica Cooki, siis ta poleks mitte ainult oma publikut säilitanud, vaid teda oleks ka mäletatud kui kedagi, kes oli valmis hea eest välja astuma. Ta oleks teinud tohutult palju head Erica ja tema pere jaoks ning selle jaoks, mida nende pere on läbi elanud. Aga selle asemel otsustas ta pugeda, sest ta kartis kaotada oma vaatajaid või tahtis saada rohkem vaatamisi, olles vastuolulisem. Ja nüüd on ta kaotanud igal rindel ning tuleb nüüd aasta hiljem välja, et öelda, jah, kõik, kes räägivad Erica teemal, te olete umbes ei, see ei sobi mulle. Ei. Okei, nüüd Candace'i vastus. Kas olete valmis? Põrgulgi pole sellist viha nagu Candace'il. Les Mo Ritchie kirjutab, kas arvad, et Meghan Kelly muudab kurssi ja võtab tasustatud mõjutajad ette Jack? Kas nad tõesti valetavad selle kohta, mida nad eelmisel reedel kohtus nägid? On šokeeriv, et ta usub föderaalide jama, arvestades, et ta on ametilt advokaat ja tavaliselt palju valivam. Okei, mina teeksin seda, aga ma pole vaadanud, sest olin ilmselgelt puhkusele, siis pidin kõigega järele jõudma ning proovisin puhkusel olles kohtuprotsessi vaadata. Aga ma nägin, et inimesed kirjutasid mulle Meghani kohta. Näete, lihtsalt teeb selle otseülekannet. Ma pole vaadanud, sest olin puhkusel, aga siis pidin järele jõudma. Nii et ma vaatasin puhkusel olles. Valed. Ja Kelly ning ütleb, et ta võõrustab neid inimesi. Okei, ma arvan, et tal on nende inimestega pikka ajalugu. Nii et ma arvan, et ta on loomulikult usaldavam ja ilmselgelt mõtleb, ma lihtsalt püüan tema vaatenurka mõista. Võib-olla saan ma sellest midagi uut teada, sest need inimesed on tegelikult koha peal. Ja miks need inimesed peaksid liialdama? Ma ei näinud seda. Nad ütlevad, et see on see, mida nad nägid. Miks ma peaksin nende juttu kahtluse alla seadma? Ma ei tea, kas ta sai hiljem teada sellest, mis lekkis, et see oli tegelikult lihtsalt 12,4 suurendatud versioon, mida nad nägid. Ma ei tea, mis tema mõttemaailm on, aga ma arvan, et me võime oletada. Ja samuti on hea meeles pidada, et Meghan Kelly seisis kõigi nende inimeste vastu ja rääkis tõtt selle kohta, mida Charlie viimastel päevadel kartis. Ja see polnud sugugi lihtne teha. Nad ründasid teda jõuliselt, nad jätkavad tema ründamist iga päev, nõudes, et ta eemandataks platvormidelt, kuna ta räägib kõige olulisemat tõde. Nii et ma võin öelda, et ma tõesti usun seda. Kui see kohtuprotsess läbi viiakse, kui nad septembris otsuse teevad, siis see läheb edasi ja esitatakse rohkem tõendeid. Ma arvan, et ta läheb sellega kaasa, sest nad ei saa enam varjuda selle taha, et ainult mõjutajad seda näevad. Ma arvan, et ta muudab oma meelt, tõesti. Ma arvan, et ta muudab oma meelt, kui tal esitatakse rohkem tõendeid, võib-olla ta siiski ei muuda. Nii et kui sa seda vaatad ja oled nagu mina või kus on Kandase küünlajalg? Seal see ongi, see on peen, see pole otsene ja see pole veel vihane, aga ta lihtsalt ütleb, Meghan, sa muudavad oma meelt. Ma annan sulle praegu armu, aga ma ei hakka sind veel oma taskuhäälingus mainima. Ja sa tead täpselt, mis juhtub inimestega, keda ma hakkan oma taskuhäälingus mainima. Me alustame kenasti ja siis muutume. Ja siis ma tulen su kallale ja siis ma hävitan su elu. Nii et Meghan, eks ole, see muudavad oma meelt. Ole esimene, aga ma ei usu, et ta hakkab mõjutajate arvamust usaldama, kui kohtuprotsess läbi viiakse ja heaks kiidetakse. Nii et ma teen talle selle vastutuleku, sest ma arvan ikka veel, et see, mida ta tegi, oli tohutu julguse tegu.
pärast Charlie mõrva, kui inimesed muudkui nimetasid mind valetajaks seoses Iisraeli asjaga, ma tunnen, et tema ja Tucker Carlson olid ainsad 2 inimest, kellel oli julgust rääkida tõtt sellest, mida Charlie läbi elas. Anname talle natuke aega. Anname talle natuke aega, et ta meie juurde tagasi tuleks või te kõik teate niikuinii, mida me teeme. See on Candice, see on Meghan, nii ongi meil selle draamaga. Kahjuks Meghanile. Tore, et ta nüüd üritab õiget poolt valida, aga kahju on juba tehtud. Ma ei tea, kas inimesed kunagi suudavad öelda jah, tead, ta tegi väikese vea. Ei, ma arvan, et inimesed nägid seda sellisena, nagu see oli ja see oli üllatus. Aga mitte šokeeriv, sest meile meeldib Meghan Kelly, ta on meile alati meeldinud. Ta on loogiline ja teda on meeldiv vaadata ning tal on tugevad ja head arvamused ning tal on karjääri jooksul olnud julgust, aga seekord jäi natuke puudu. Igatahes aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.